Täna saates mees, kes räägib meile sellest, et Jumal on suuteline tegema üle kõige, mida meie arvame ja räägib enda elu muutusest mäejalamilt mäe tippu minnes. Mida see tähendab meile? Kohe kuuleme koos. Tere tulemast vaatama, kuulama saadet Meistritöökojas. Karl on minu nimi ja minuga on täna saates keegi, kelle nime mina alguses küll ei osanud öelda. Võib-olla olete näinud, lugenud, aga Shell, tere tulemast saatesse. Rõõm siin olla. Mis teema sellega nüüd on? Kus sa meil pärit oled? Kuidas sul selline nimi nagu üldse sattunud on? Mu isa on Norrast ja see on siuke Norra pärane nimi. Ja Norras on siis niimoodi, et kui K ja J on kõrvuti, siis seda hääldatakse Sha, nii et Shell on siis õige hääldus, aga ma kuulen väga põnevaid variante. Ma arvan ka, ma ise olen öelnud paar põnevat varianti sellest, nii et selles mõttes on hästi. Kõik on räägitud selgeks, me teame nüüd Shell. Kus sa tuled ja kes sa selline oled? Millega sa tegeled? Hea küsimus. Ma arvan, et mu elu on nagu päris mitmetes erinevates suundades läinud. Aga ma arvan, et põhiliselt ma olen võib-olla armu saanud patune või keegi, kes on kogenud Jumala armastust ja armastab teda vastu. Kuidas sa üldse Eestisse sattusid? Mu isa leidis siis minu ema Eestist ja nad on mõlemad siukse muusika taustaga ja natuke kunsti taustaga ja Siin olete perega ka? Jah, Tallinna vanalinnas ma ilmselt olen mingi 3-4 aastane. Me ilmselt olime just kolinud tagasi Norrast antud juhul, tõenäoliselt. Et ma sündisin tegelikult Tallinnas üldse. Aga siis me kolisime kohe Norrasse, Drammenisse, elasime seal mõned aastad ja siis tulime tagasi Eestisse, kus me siis kesklinnas elasime. Kuidas sa siis meil üles kasvasid? Olid sa siuke rahulik laps või tegus või mis sul meeldis teha? Mis oli siuke sinu isikupärane? See pilt vist nagu kirjeldab päris hästi seda, et ma olen pigem siuke mõtlik ja võib-olla tundlik või siuke rahumeelne laps olnud. Kuidas sa arvad, et see, milline sa lapsena olid, on kandunud sellesse, milline sa oled täna? Ma arvan, et mul on kombeks mõelda asjade üle, võib-olla mõtiskelda elu üle natuke niimoodi meditatiivselt. Võib-olla see on aidanud mul mingite sügavate mõteteni või asjadeni jõuda, et ma tajun võib-olla elu pigem võib-olla sügavamal pinnal kuivõrd pinnapealselt. Kui võib-olla isegi tavaline inimene, eks ole. Ennast võrdlema väga. Selle kõige keskel tegelikult sa ei ole alati elu päris niimoodi tajunud või vähemalt usku isegi mitte. Siin on pilt nooruspõlvest, mis on tehtud, kus võiks öelda, et sa olid natuke teist moodi. Jah, ma tegelikult kui ma olin 10-aastane, siis mu ema sai kristlaseks, aga muidu ma olen pärit pigem siuksest ateistlikust taustast ja mind see hullult häiris. Ma olin üks kristluse ja usu vastasemaid inimesi, keda ma arvan, et ma olen kohanud. Et meil oli kunagi kodus oli kristlik, nagu emale meeldis kristlikku raadiot kuulata ja talle meeldib seda rääkida vahel. Mul endal see ei olnudki meeles, aga väidetavalt ma olin tulnud siis koju ükskord ja leidnud, et jälle pereraadio käib. Ma võtsin selle raadio, ma viisin selle maja taha ja panin selle nagu kuskile veetünni, nagu, sest et mind nii häiris see. Meid kõiki ilmselt on tänaval keegi peatanud kunagi tahtnud meile rääkida midagi usust. Ja mida ma olen tihti kuulnud on, et inimesed vabandavad ennast välja sellistel hetkedel, kes ei ole sellest huvitatud, et mul on nii kiire, ma ei saa praegu, ma pean kuhugi minema. Ja mul oli nagu pigem vastupidi, et mul võib-olla päriselt oligi kuhugi kiire, aga ma olin nagu ei, see on tähtsam, ma leian selle jaoks aega, ma nagu pean vaidlema sellele vastu. Et ma nägin usku kui midagi nagu sellist vanamoodsat eelteaduslikku maailma tõlgendust. Umbes nii nagu, et ma usun, et nagu need eeposed räägivad, et Lõuna-Eestis need künkad tulid sellest, et Kalevipoja säng ja niimoodi. Ma leidsin, et nüüd on meil teaduslik nagu ajajärk, et nüüd me võiksime edasi liikuda, et kristlus ja kõik usk on siuke, mis hoiab nagu maailma progressi nagu tagasi. Ja, et see on justkui nii vana ja tegelikult, eks ole, et see ei saa kuidagi olla relevantne. Kuidagi niimoodi, jah. Aga sa selles mõttes olid ka natuke rebel noorena? Tõsi. Ma olin rebel ja ma olin
tegelikult kohati ka üsna depressiivne. Aga ma nagu mingi hetk hakkasin väga palju pidudel käima ja jooma ja ma otsisin kuidagi seda õnne sealt, et ilmselt võib-olla muusika ja tänapäeva meedia ja ka sõprusringkonna nagu mõju tõttu ma leidsin, et tõenäoliselt selline hedonistlik eluviis on see, kus siis võib-olla õnn või rõõm võib leiduda. Ja selle sinu muutusloo juurde tuleme veel. Aga eks ole, tegelikult sa ei jäänud sinna paika. Täna sa oled muutunud mees. Õnneks ei jäänud. Ja siin on isegi üks pilt sinu tegelikult mingis mõttes ka samuti kodumaast, eks ole. Et Eestis ei ole, mitmed tunnevad, ma arvan, ära. Aga mis kohaga on tegemist ja miks see koht on oluline? Jaa, minu jaoks see koht on väga oluline. See on hästi ilus, on ju, aga siis, kui ma tulin usule, see on ilmselt minu elu kõige pöördelisem hetk, et täielik suunamuutus. Ja siis, kui ma tulin usule, siis ma olin nii tohutult tänulik Jumalale, et ma kuidagi nägin maailma ilu nagu täiesti uutmoodi. Siuke tunne oli nagu siiani oleks olnud maailm mustvalge ja nüüd nagu kuidagi ma hakkasin nägema värve ja nagu kõik oli ilus. Ja mul oli siis siuke võimalus, et mul tol hetkel ei olnud tööd ja ma elasin Norras ja ma olin täitsa oma ette ja mul oli võimalus siis nagu igapäevaselt matkata Trondheimi lähedal siis sellise mäe kohaliku tippu ja veeta seal lihtsalt siukest nagu tänulikku aega Jumalaga ja Jeesusega, lihtsalt imetleda seda võimalust olla olemas ja kogeda seda headust. Väga vinge. Sealt sa tulid tagasi Eestisse ja siis sa tegelikult, ma ei tea, adopteerisid endale sellise natuke teistlaadi elustiili, millest nagu, ma arvan, tänapäeval kuulevad päris vähesed või mida võtavad endale asjaks päris vähesed. Jah, ma arvan, et mul juba võib-olla mitte kristlasena tekkis natuke see tunne, et okei, et ökokriis ja me tarbime liiga palju ja materialism on halb asi ja kõike seda nagu. Et kui ma sain kristlaseks ja ma tegin oma esimese sellise nagu meeleparanduse, siis mul oli südamel muu hulgas see, et elada nii vähesega, kui ma nagu saan. Ja mul oli natukene see uudishimu, et teada saada ka, et kui vähesega ma siis hakkama saan nagu. Nii et ma mingi aeg elasin siis niimoodi metsas, ehitasin niisuguse väikse maja sinna perele kuuluvale maatükile. Ja see on niisugune 7 ruutmeetrine maja, seal sees oli malmkamin ja niisugune puust nagu voodi. Et ma nagu full munga elu, et vahel mul küsiti, et kas sa oled munk, et mul oli niisugune habe ka nagu ja ma viskasin kõik oma mingid kallid riided ära ja kandsin nagu minu jaoks, kuna ma olin tegelikult üsna edev olnud varem, siis see oli minu jaoks nagu mingi niisugune kuidagi sellest edevusest lahti rabelemine. Aga ma mäletan ükskord nagu, ma leidsin ennast siuksed kohast, et ma jalutasin ja mul olid siuksed mingid minu arvates üsna tagasihoidlikud riided ja siuke nagu habe. Ja ma leidsin, et ma mõtlen, et ma olen teistest parem, sest et ma ei ole nii edev. Ja siis ma sain aru, et et uhkusel ei ole midagi pistmist selle välimusega, et see on tegelikult südamehoiak. Ja siis ma otsustasin, et ei aitab. See periood sai sinu elus läbi. Selle kaudu tegelikult, eks ole, siit meil küll läbi ei käinud, aga enne sa ütlesid mulle seda, et sul ei olnud seal vett, sul ei olnud seal elektrit, et sa elasidki täiesti lihtsalt seal selle puupingi peal, piibliga ja käisid lihtsalt tööl. Jaa, sumpasin sealt tööle paar kilomeetrit rongi peale iga hommik ja sõitsin Tallinnasse ja siis käisin tööle ja lõunapausi ajal läksin kohaliku poe ees hängivate alkohoolikute ja kodututega rääkima Jeesusest ja pärast tööd käisin siis teises kohas ka sealseid alkohoolikute ja kodututega rääkimas ja püüdmas neid kuidagi veenda ja neile süüa viimas ja kuidagi aitamas ja niimoodi. Ja siis, kui ma koju jõudsin, siis ma iga päev lugesin nagu niimoodi võib-olla mitu peatükki piiblist tihti mitmes keeles, et inglise keeles, eesti keeles ja vahel natuke norra keelt ja erinevaid tõlkeid ja niimoodi. Ja siis natuke mängisin kitarri ja ülistasin, et see oli siuke peidus olemise aeg, et tegelikult väga... Peidus maailma eest koos Jumalaga. Jah, võib-olla. Väga eriline. Sellest tulenevalt tegelikult selline missionaalne eluviis sai sinu jaoks alguse ja tegelikult, eks ole, sa ei jäänud sinna Hurtsikusse, vaid sa liikusid sealt edasi ja Norra ja Eesti ei ole ainsad maad, kus sa oled käinud. Kuhu sa oled üldse sattunud ja mis on olnud sellised
sinu jaoks võib-olla lühidalt märgilised asjad selles missioonitöös? Jaa, no selles mõttes, et kuna minu jaoks see pöördumine oli nii tohutu muutus, et ma läksin sellest, et Jumalat ei ole olemas ja ma veenan kõiki selles, et teda ei ole olemas, liigume sellest edasi sinna, et Jumal on olemas ja ta on kõige parem, mida ma kunagi kogenud olen. Ja selle tõttu ma tundsin, et ma tahan seda teistele ka jagada, sest mu pöördumisloost osa oli ka siuke nagu surma kogemine ja kuidagi, et mis tunne on seista silmitsi igavikuga, kui sa ei ole oma patte andeks saanud ja kui sa ei ole saanud inimestele andeks anda ja kuidagi selline see Jumala originaalne looming, võib-olla see kõige sügavam nagu tõde võib-olla tuli esile, et ma tegelikult olen alati igatsenud armastada ja see kahetsus, et ma ei ole seda teinud, et ma ei ole armastanud teisi inimesi. Et see on nagu selline põrgulik kogemus ja ma tahtsin ühelt poolt, et keegi ei peaks kogema seda tunnet, mis on pattudes surra ja teiselt poolt, et kõik võiksid kogeda seda, kui tohutu sügav kõikehõlmav õnnistus on tunda tegelikult seda tõelist Jumalat. Nii et sealt tulenevalt siis ma algusest peale tegelikult püüdsin inimestega jagada usku. Ükskord ma mäletan, mu esimene kord ilmselt oli nagu ma istusin ühe pingi peal ja siis mu kõrval istus siukse mingi heavy metali patsiga vend nagu ja siis ma mäletan nagu mu huuled värisesid ja mu põlved värisesid ja ma olin nagu mingi, ma ei tea, kas ma nüüd saan surma või nagu mida. Siis ma olin nagu, et hei, kas sa Jeesusest oled kuulnud midagi siukse sügava hingetõmbega ja siis ta oli nagu mingi, ei, ma ei ole huvitatud ja siis ta läks minema ja see oli siuke nagu pingelangus oli tohutu, aga ühesõnaga vahepeal siis mingi hetk oli siuke faas koroona ajal, kus me tegime iga nädalaseid peaaegu siukseid kogu ööpalveid, kus me palvetasime, et Jumal võiks liikuda meie eludes, et meie võiksime teda rohkem tunda ja et Jumal võiks liikuda Eestis tegelikult ja kogu maailmas. Ja siis, kui me aasta aega olime selle eest palvetanud, siis oli siuke tunne nagu Jumal oli nagu, et no nii, et sa näed seda probleemi, nüüd mine ja lahenda seda. Et ma sattusin ühte Christ for All Nationsi Firecampi nimelisse nädalas sellisesse evangelismilaagrisse, mis tegelikult väga mitmel viisil muutis mu elu, et ühelt poolt minu suhe Jumalaga muutus palju sügavamaks ja ma mõistsin, et ma ei ole see, kes peab, et ma ei ole human doing, vaid ma olen human being, see on tänapäeval siuke pop väidend. Inimene teeb, mitte inimene olen, eks ole. Jah, et inimene, et ma olen isik, et ma ei ole see, mida ma teen, vaid ma olen Jumalale väärtuslik juba enne, kui ma üldse midagi olen teinud. Just. Ja sealt siis kuidagi ma sattusin uuesti sinna mäe otsa selle küsimusega, et kas ma nüüd lähen edasi selle missiooni, sellise suuremamahulise missiooni täisajaga missionäri elusse ja siia üles tulles tagasi Norras olles siis sel hetkel selle sama mäe otsas ma sain siis sellise nagu ilmutuse, et jah, ma peaksin minema, ma peaksin jätma oma töö, ma peaksin minema vastu kõikide inimeste soovitustele, kes leidsid, et see on üsna pöörane ja vaatamata sellele, et mul ei ole parajasti raha minna sinna missioonikooli Floridasse. Mida üldse kiiresti peatan sind enne, kui me Florida juurde lähme, et kuidas see ilmutus sulle tuli? Mis see tähendab? Hea küsimus. Saada ilmutus? Hea küsimus. See on nagu, et seal Firecampis olles tegelikult pakuti see variant välja ja need inimesed, kes seal olid kõige armastavamad inimesed võib-olla, keda ma olin kohanud. Ma ei olnud kunagi kogenud kedagi, kes armastaks nii väga teisi, kelle õpetus oleks nii selge, nii piibellik ja nii kuidagi terviklik. Ja ma tundsin, et seal ei ole neid lünkasid, mida ma muidu tavapäraselt võib-olla tihti kogen. Et see haakus minu sellise John Wesley ja Charles Spurgeoni lugemise nagu kuidagi, see on see sama evangeelium, see on see sama usk, see on see sama vägi kogemuslik, see on see sama selle väljendus sellises alandlikus teiste teenimises ja julgustamises. Ja ma igatsesin seda rohkem, aga tol hetkel ma ei tundnud, et ma peaksin minema. Nüüd nagu järgmine päev ma olin oma vanaemal külas ja siis ta ütles, et no nii, nüüd me lähme siis ja sööme lõunat ühe perekonnaga, kes elavad Floridas. Siis ma olin nagu, et okei, ma pole kunagi varem kuulnud üheski vestluses kedagi rääkimas Floridat. Siin just oli pakkumine minna Floridasse, järgmine päev on nagu mingi, see on huvitav seos. Ja siis ma lugesin seda... Kokkusattumus. Jaa, huvitav kokkusattumus. Ja siis ma lugesin seda kirjeldust, selle kursuse kirjeldust ja ma leidsin, et seal olid paar asja, mis läksid mõne prohvetliku asjaga nagu kokku, mis mu elus on öeldud mulle. Ja siis... sinna mäe otsa minnes, see oli hullult siuke mingi vihmane ilm nagu ja kui muidu siin on hästi ilus vaade, siis sellel päeval kõik oli halli värvi ja siis ma olin nagu, et mis mõttega ma lähen sinna üles, juba on õhtune aeg, ma ei jõua enam koju,
ma jään haigeks, ma kukun kuskile rappa, ma upun ära, mingi helikopteriga tuleb tulla mind päästma, ma mingi suren ära, nagu siuksed mõtted olid kõik nagu teel ülesse. Ma olin nagu ei, ma jään alla. Ja siis, kui ma olin 15 minutit sellest imelisest vaatest siin, siis ma vaatasin nagu, et pekki ikka veel on nagu siuke hall sein on lihtsalt ees. Ma ei näe midagi, kui ma siin üles lähen. Nii et ma läksin alla tagasi, ma andsin alla. Ja siis 15 minutit hiljem oli niimoodi, et nagu taevas avanes ja selgines. Ja siis ma sain aru, et kui ma ei oleks alla andnud, siis see oleks nagu see Jumala kuidagi armastus minu vastu oleks seal mäe tipus saanud kuidagi selgeks. Ja mis ma sellest võtsin õppust on, et okei, ma peaksin minema ja lihtsalt mitte alla andma ja lihtsalt usaldama Jumala headust. Nii et ja minule see seondus just selle nagu missiooni koolitusega. 2 sõnaga sellest Floridast ka, et tegelikult lihtsalt tahangi kiiresti teada seda, et mida sa seal nägid ja mida sa nägid seal sündimas. Et meil on üks pilt ka kaasas sellest, kui sa seal Floridas oled, et mis seal nagu luulet toimus? Florida oli 3 kuud sellist intensiivset õpetust Christ for All Nationsi poolt, kes siis viivad läbi peamiselt Aafrikas hästi suuremahulisi siukseid evangeelseid koosolekuid, kus mõnikord on kõige suurem on 1 700 000 inimest oli Nigeerias siis kohale, siis kuulutati sellist väga selget meeleparanduslikku sõnumit. See siis tegelikult ongi Ghanas, et meil lõppes see praktikaga, kus me siis olime osa sellest, et me kuulutasime evangeeliumi ja promootisime siis seda üritust, kus oli 300 000 inimest umbes on seal mu selja taga tegelikult. Ukrainas sa oled sattunud, Ameerikas sa oled käinud, mitmeid teisi kohti veel. Täna oled sa astunud ühe meheliku sammu ja üks imeline inimene siit kõrvalt ruumist ja jälgib praegu meid ka. Sa oled kihlatud täna ja rõõmustad selle üle, et oled leidnud ka endale kaaslase. Jah, ma olen selle üle väga, väga tänulik ja tõepoolest siis aastal 2025 siis selline uus periood elus, et me oleme kihlatud Kirsikaga. Ma hakkasin hiljuti palvetama seda, et Jumal annaks minule kohase abikaasa enne seda, kui ma temaga kohtusin. Mul oli raske seda palvet paluda tegelikult, sest ma kartsin, et ma olen varem hinnanud väga seda, et näiteks, et välimus ei ole oluline ja et kuidagi ma natuke kartsin, et mis võib juhtuda või et kelle ma endale saan, et vahel on öeldud, mõni on öelnud seda, et mõni inimene vajab endale hästi sükest karmi või kurja abikaasat, siis see kasvatab teda kõige rohkem nagu. Nii et ma veits kartsin seda, aga ma lõpuks nagu, ma jõudsin sinna paika, kus ma andsin alla, ma olin nagu, et mina ei tea tegelikult, kes mulle kõige parem on, aga Jumal, sina siis saada see õige inimene ja Kirsika ma kohtusingi siis üsna lühidalt peale seda ja ma olen väga, väga tänulik, ma kogu aeg üllatan selle üle, kui äge ta on. Tänu Jumalale, palju rõõmu teist ja sellest kõigest ja sul on kaasas üks pilt. Ja see on üks kirjakoht sinu selja taga, mida kaamera võtab ka ja sealt on näha. Ja see on tegelikult, eks ole, esimesest kirjast korintlastele. Ja sa nimetasid siin ka seda, et üks surmalähedane kogemus või surmasarnane kogemus oli sul ja see oli sinu pöördumispunkt. Tegelikult saada sellest mehest, kes olid enne, selleks meheks, kes sa oled täna või vähemalt esimesed sammud sinna poole. Kas sa kiiresti tahaksid avaldada, mis märgiline tähendus sellel pildil on? Mis roll oli sinu emal sellest kõiges ja tegelikult, kuidas sa üldse otsustasid Jeesuse kasuks? Et selle keskel, et ma olin siuke ateist ja möllasin ja olin pidudel nii palju kui võimalik ja tegelikult natukene proovisin ka erinevaid aineid. Ma ei ütleks, et ma olin sõltlane, sest ma ei tarbinud regulaarselt, pigem uudishimust. Aga selle keskel ma kogesin tohutult seda, et maailm on nagu nii katki, et nii palju on sellist vihkamist või sellist petmist või sellist, et inimesed ei saa üksteisega läbi, ei perekonna tasandil ega riigi tasandil ega maailma tasandil, et on sõjad ja kõik korruptsioon ja kõik see see tekitas minust sellist lootusetust, et maailm on hukas nagu. Et ma pean nautima seda, mida on võimalik veel nautida, kuni mingi 3. maailmasõda või midagi ei hakka pihta. Ja mu ema siis kinkis mulle selle sama pildi üks päev. Ja kui ma oleks teadnud, et see on piiblist, kusjuures tegelikult siin on kirjas isegi see piibli salm, aga ma ei saanud aru, et see piiblist on. Muidu ma ilmselt oleks selle ära visanud. Aga ma leidsin, et selles on midagi, mis on tõsi, et armastus tõepoolest on kannatlik ja hellitab ja ei ole ülbe ja ei käitu halvasti teistega ja rõõmustab tõe üle ja ei pea meeles halba.
ja ma hakkasin märkama seda nagu vahel mööda minnes lugedes, et nagu mina ei armasta selliselt neid inimesi, kes minu elus on, minu ema, minu vendi. Et mina olen pigem olnud kannatamatu ja uhke, ülbe ja teistega käitunud tänamatult ja halvasti ja nii edasi. Ja ma tundsin kuidagi, et aga tegelikult ma tahaks ikkagi, et see on nagu õige, mina eksin, ma tahaks ennast muuta paremaks. Ja siis järgmine hetk oli siis see, kus ma juba lugesin Uut Testamenti, osaliselt selle mõttega, et leida sealt üles kõik vead ja siis näidata oma emale ikkagi, et noh, kuidas sa saad sellist asja uskuda. Aga siis ma lugesin seda ja ma leidsin, et vau, et tegelikult Jeesus võtab kuidagi nii täiuslikult kokku selle juurprobleemi nagu, et kui 90% maailma kannatustest tulenevad inimestest ja tegelikult nende halbadest valikutest, mis tulenevad tegelikult nende südames olevast kurjusest, siis Jeesus ei läinud nagu seda poliitilist rada nagu mingi Martin Luther King või Gandhi, et mis on sümptomid on ju tegelikult või mis iganes, vaid ta läks nagu otse sinna juurprobleemi pihta, mis on see inimese süda. Ja ma olin nagu, et vau, see mees on äge vend, nii et ma mäletan, ma läksin oma elutuppa, ütlesin ühele endisele satanistile ja mingitele teistele kuttidele, kellega ma parajasti nagu elasin ühes korteris, et vau, et see Jeesus on ikka tegelikult täiega äge vend. Aga ja siis Jeesus ütleb seda, et ma ei räägi neid asju iseendast, vaid mis isa näitab. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, mida ta mõtleb oma isal, võib-olla see on mingi abstraktne reaalsus nagu või mingi mis iganes. Aga mulle meeldib, et kui sealt tuleb Jeesus, siis nagu mis iganes see tema isa on, mulle nagu meeldib. Ja ma arvan, et seal käis siuke nagu klikk ka, kus mu süda muidu oli nagu, et isegi kui Jumal on olemas, siis selle tõttu, et ta on nii siukse kannatust täis maailma loonud, siis ta väärib minu vastupaku ja ta väärib seda, et ma oleks tema vastu ja vihkaks teda. Mu süda nagu kind of shiftis kuidagi, et okei, Jumal, kui sina tegelikult oled olemas, siis ma tegelikult tahaksin teada. Ja tegelikult ükskord natukene vahepeal oli siuke seik, kus me peale klubi sattusime kuidagi ühte kirikusse, mis oli öö läbi lahti ja ma sattusin kuidagi täiesti purjus päi palvetama, et Jeesus päästa mind sellest mõttetust elust, mida ma elan, sest kogu see klubitamine nii mõttetu, see on nii kurb, et paljud noored isegi koguduses nagu kuidagi jõuavad sinna. Siuke kleepuv paik täis haisavaid ja segaduses inimesi üldiselt. Aga anyway, mitte midagi ei juhtunud tol hetkel, aga paar kuud hiljem siis mul oligi siuke kogemus, kus ma võtsin LSD-d ja nagu vahel tuleb seda ette inimestel ja siis mul oli siuke kogemus, et ma suren nagu ja see oli siuke hallutsinatsioon. Et ma näen seda natukene sellisena, et kui piloodid lähevad lendama, siis enne seda nad teevad siukse mingi programmi peale harjutavad. Et ma sain väikse simulatsiooni ja lihtsalt kuidagi see reaalsus, see kahetsus, milline ma olen olnud, kui isekas, kui traagiline juhtum ma olen olnud, kui palju südamevalu ma olen põhjustanud oma emale, kuidas ma olen vältinud vastutust oma vendade ees ja võib-olla inimeste ees. Ja kõik need inimesed, kes mul on haiget teinud, kes juhul, kui minu elu lõpeb siin, nad elavad kogu oma ülejäänud elu selle teadmisega, et mis siis, kui ma oleks teinud midagi teisiti, äkki ta siis veel oleks meiega. Ja ma tundsin, et mu südame karje oli, et need inimesed, kellele mina olen haiget teinud, et nad teaksid seda, et ma südamest kahetsen igat väiksematki asja, mida ma olen neile teinud valesti. Ja ma kogu südamest igatsen, et nad annaksid mulle andeks. Ja et kõik need inimesed, kes on mulle halvasti teinud, et ma annan neile täielikult kõik andeks. Mul ei ole midagi nende vastu ja ma soovin neile kõige paremat. Ja selles hetkes ma olin siis, et Jumal, ma ei tea, kes sa oled, aga Krishna, Buddha, Allah, ma ei tea, aga sina, kes sa oled, mis on nii naljakas, sest seda, kuidas Jumal tutvustab ennast, on ju. Mina olen, et anna mulle uus võimalus. Ja nagu rebelid, noored kutid ikka teevad, kui neil on probleem, siis ma tõmbasin siis traati emale ja siis ema käskis mul paluda andeks kõik oma patud Jeesuse nimes. Kõik, mis püha vaim minus esile tõi, nagu mis südamele tulid, et ma olen valesti teinud. Üli ebameeldiv, ema ees ei soovitaks teha seda. Ja siis ta palus mul anda andeks kõigile ja mõndadele inimestele ma ei suutnud ise andeks anda, sest see oli lihtsalt võimatu mu jaoks. Ja ma palusin, et Jumal aitaks mind ja ma ütleks, et see võib-olla oli esimene ime, kus ma nagu tundsin, et ma hüppasin üle selle müüri, et ma andsin andeks nendele inimestele Jeesuse abiga. Ja siis ma palusin, et Jumal puhastaks mu südame kõigest ahnusest ja kurjast ja vihkamisest ja kõigest halvast ja looks minust puhta südame.
ja et ta täidaks mind oma püha vaimuga. Ja sel hetkel nagu kuidagi kõik see ängistus, kõik see valu, kõik see kahetsus, see nagu hajus ja asemele tuli nagu siuke helge valgus ja mina nagu kogesin seda reaalselt, et nagu siuke valge lind nagu tuli ja maandus minu rinna peale. Mu ema kirjeldas, et ma muidu olin siuke krampis ja külm ja nagu kahvatu. Aga et selle kõige jooksul ma muutusin nagu soojaks ja kuidagi veri valgus tagasi näkku, et nagu, et siuke elava inimese värv tuli tagasi ja ma lõdvestusin. Ja ma kogesin nagu seda rahu või seda siukest ülevoolavat, täiesti kirjeldamatut rahu ja nagu elu ja valgust ja midagi sellist, mis ma tundsin, et see ongi see, mida ma kogu elu olen otsinud kõikidest valedest kohtadest ja ma tundsin, et isegi kui ma nüüd surengi, aga ma olen selle sees, siis mul on suva, sest see on parem kui kõik, mida ma olen saanud kogeda elus ja kõik, mida ma arvan, et ma kunagi saaksin kogeda. Ja sellest peale ma jätsingi siis kõik siuksed suitsetamised ja klubitamised asjad ja olen siis järginud Jeesust nii hästi, kui ma vähegi olen osanud. Me kuulsime sellest, et mis juhtus siis, kui sa otsustasid selle kasuks ja mulle meeldis see narratiiv praegu, et enne me rääkisime sellest, kus sa oled täna ja me tulime siis selle juurde, et millal see pöördepunkt päriselt oli. Selle armastuse ülemlaulu kaudu, kuhu sina tegelikult jõudsid Jumala armu läbi. Kas oleks nii hea, Shell, juhiksid meil palve osas siin lõpus nüüd? Jaa. Ja ma palvetan kõigepealt nende ees, kes seda vaatavad ja kuulavad, aga siis ma tegelikult igatseksin, et iga inimene ise palvetaks ja paluks lihtsalt Jumalat, et Jumal ilmutaks neile oma armastust ise ja vahetult ja otseselt. Täiesti sõltumatult, kus nad parajasti on oma elus. Kas nad tunnevad, et nad on eksinud ja mööda pannud või nad on kohas, kus nad ise tunnevad, et tegelikult on väga hästi, aga alati on rohkem. Jeesus, ma palun sind, et sina näed, kes kuulab ja vaatab seda saadet. Ma palun, et sina avaksid nende silmad nägema sinu headust nii sügavalt, nagu sina oled seda tegelikult soovid neile ilmutada. Et ükski takistus, mida inimesed ise peavad selle koha pealt, et nad ei ole piisavalt head või nad ei ole väärilised või et nad peavad seda välja teenima. Et kõik need vajuksid kõrvale, et sa ületaksid selle, et sa laseksid neil lihtsalt kogeda, kui palju nad on sinu jaoks väärt ja kui palju potentsiaali sina näed neis. Kui palju nemad on suutelised tegema selle eluga, selle ajaga, nende suhetega, nende oskustega, mis neil on. Et olla õnnistuseks ja valguseks siin maailmas kõigele, mis elab. Ja juhul, kui sa siis soovid, kus iganes sa parajasti oled, korrata näiteks selle lause minu järel, kuigi need sõnad ei ole olulised, vaid Jumal ikkagi vaatab sinu südant. Aga sa võid öelda lihtsalt, et Jeesus ilmuta mulle oma armastuse sügavust minu suhtes praegu. Jeesus ilmuta oma armastuse sügavust minu suhtes praegu. Amen. Amen. Aitäh sulle, Shell, aitäh, et sa oled tulnud jaganud, paletanud ja tõesti avanud seda, et mida tähendab olla Jeesuse järgija. Aitäh ka teile, kes te olete meid kuulanud ja jälginud. Julgustan sind lugema armastuse ülemlaulu Korintuse kirjast ja asendama sõna armastus enda nimega ja lugedes seda teksti hoopis teisel kujul. Õnnistust ja rahu teile. Aitäh. Hea vaataja! Lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meeste hommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning sooviksid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetaja eest.